Privatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6. Robert Jürgenson, Portugali rallis ütlesid, et oleks sattunud nagu teise liigasse, kõrgemasse liigasse, et kuidas siin Sardiinias tundub peale rajaga tutvumist, et kas tuleb sama raske ja keeruline ralli? Ma arvan keerulisemgi, et selles suhtes pühapäeval saime Portugalis juba üsna okeisse kohta, et suutsime ikkagi tiimikaaslast juba pea 3 katsel edestada, et selles suhtes oli juba positiivne. Ma arvan, et kui me suudaks see ralli juba alustada ikkagi paremas tempos, olla lähemal tipule, siis oleks juba edusammud. No, kui sa rajaga tutvusid, siis siin on osad uued kiiruskatsed, osad varem sõidetud, mis mulje sulle üldse sellest nüüd siin Sardiinia osas sõidetavast rallist üldse jäi ja nendest kiiruskatsetest? Väga suur erinevus on ikkagi see, et kui palju siin on igasuguseid ei lõika kohti ja ka väljas mingisuguseid kitsaid kohti, kus laiaks absoluutselt lasta ei saa, et see nõuab väga teistsugust sõidustiili, et väga rohkem otse pead sõitma ja selles suhtes on võib-olla eestlasele veidi ebaharilikult ei saa nii palju attackida igasuguseid kurve, et selles suhtes vajab natukene ümber häälestamist, aga on ka jälle katseid, kus saab seda teha, et selles suhtes on see nagu balansi leidmine raske, aga ja kindlasti see kuumus ja võib-olla pinnas ka, eks siin on erinevaid märksõnu selle ralli kohta. Sa ütlesid, et on palju neid kohti, kus peab nii-öelda nagu autot otse hoidma ja sõitma nagu tee peal, ja eestlasele harjumatu, aga kui hästi sa ennast nendes oludes siis tunned, et sa oled ju varem ikkagi sõitnud sellistes kohtades ka ju? Jah, aga pigem vähe, et eelmine aasta kahjuks ralli jäi meil poolikuks, et niisugust nii kitsast rallit ma ammu ei mäletagi, et selles suhtes ikkagi pigem olen ma hea olnud niisugustel Eesti sarnastel teedel ja nagu see ka Inglismaa ralli näitas, et selline pigem kiiremad teed, aga peame igal pool head olema, et selles suhtes ma usun, et arenguruumi on veel kõvasti niisuguse stiiliga sõita. No mida testikatse näitas ja kuidas su tundub, kui heaks auto enda jaoks oled selle ralli jaoks saanud ja just selle rallile sobivaks? Ma arvan, see ei näidanud midagi, et seal sai lihtsalt hüpata palju. Et see oli niisugune väga pehme lugu, mis seal oli, et see pigem on teissugune, väga rööpas oli juba meie ajaks ka. Et see oli lihtsalt, et saada aru, et auto töötab ja eks siis SA katse näitab. Aga ütleme, ralliks valmistudes, sa ju ikkagi pidid autot kuidagi sättima ja timmima, et kui hea see sisetunne siis on, ütleme nii, et kui võib-olla sõidu põhjal ei saa midagi ütelda, aga sisetunne, et kui hea see auto praegu on sinu jaoks? Ma usun, et paremas kohas, kui ta oli Portugalis. Et kahju muidugi on sellest, et meie tiimikaaslane rallili stardi, et sellest on väga kahju, et eesmärk sai ka nagu pigem selle ümber püstitatud, et kuidagi temaga nagu tempot võrrelda, aga nüüd kahjuks teda siin ei ole, et peab hakkama teiste ässadega ennast võrdle. Selge, edu! Aitäh!